Mina varem arvasin, et ikkagi pikkus on oluline. Naised vahele. Mida ma arvan, sõber? Sa mõõda oma peenise üle ja siis sa oled pärast seda sa oled märksa rahulikum. Sest praegu sa lihtsalt ei tea. No ma arvan, et mul on kuskil 15 centimeetrit pikk. On 15. See on keskmine. Ma silma järgi ei oska öelda. Kuidas silma järgi? Kui see silma järgi võtab? Mõõtnud ka ei ole. Minu arust on asi nii, et kui on ikka väga suured tunded, siis ei ole küll pikkus oluline. On. Sest siis on juba tunnete poolest nii hea, et see miski muu ei kaua loe. teate, te jumala kaua seksinud ja sa umbes tead, miks ta on 15, 17, 13. Ma ei oska. Võib ka 5 olla. Ma tõesti ei oska öelda niimoodi. Kodune ülesanne. No võib-olla on 16. Sa oled lihtsalt väga võluv. Aga sa mõõda ükskord. Ma mõõdan ära. See võib-olla võimalik, et see 20 aastat natuke hiljaks jäänud, aga... Ei, aga mul oli selline ettekujutus, et 20 centimeetrit on ikka korralik mehe mõõt. See on suur ju. See teeb katski ju. Daamid. Aga mis see tähendab katski? Nii, et enam ei tõuse. Ei, pigem see, et enam ei avane. Et kui härrad tehakse katski, et siis tõesti enam ei tõuse. Võib-olla kui siis ainult pliiatsiga. No on ju kirjanduse teemale suveseminar. Siis tuleb liiatsist kõneleda. Või pastakast. Istub nagu filosoof. Aga pastakaga on seda, et ta võib olla kihvast plastmassist. Et pastakas on meie puruks. Mul ei ole ühtegi plastmassist pastakat. Ümbergil oli näiteks papist pastakas. Paberis. Vaata, mina ei saanud aru, kas küsimusele sai siis nüüd vastus juba või ei saa. Ei. Mis on küsimus? Et ei ole oluline. Küsimusele ei saanud vastust. Muidugi on oluline. Enne me olime pikk jutt sellest, kuidas on oluline. Jutu pikkus on kumba oluline. Jutu pikkus on oluline, tee pikkus on oluline, peenise pikkus on oluline. Õppige elama selle teadmisega, härrad. See ei lähe üle. Oota, aga mis see nominaalne pikkus oli? Või noh, kõige parem? Mulle meeldib 15,5. Kas see pool on väga oluline või ei ole? On. 15,5 on minu sõber. Et kui kellelgi on... Eda. Kes ta on? Vot sa oled mõõtnud siis seda oma sügavust. Ei, ma ei ole mõõtnud. Vaata, sul on see häda, Inno, et sul on puberteeni vahele jäänud. Sa olid poiss ja siis sa tegid pulmad. Ja sa ei tea sellepärast pooli asjagi. Et sinu puberteed algab just nüüd. Või algas võib-olla paar aastat tagasi. Eks sa uudista. Kas teised on ka samal arvamusel, et 15,5 centimeetrit? Kontra. Ma arvan, et 1,72 on paras. Mehe mõõt.
vaikelu. Oluline on ikka inimene see, kes selle riista otsas on või seal. Vot teistsugune Aga mis on oluline mehe puhul? No, ma ei saa kõigi naiste eest rääkida. No räägi enda eest. Ei räägi. Sellega lähebki bussi ju. Kas sulle kontra meeldib? Kui mees Jah. ei oska hinnata. Ma arvan, et ühel hetkel tuleks ikkagi see katse ära teha. See Veiko Märka katse, mis läks enne bussi. Mis see oli? Aapoga hakkasin kõnelema. Naki peenistest. Naki veenised. Noh, räägid ühest, siis räägid teisest, siis kuhu see ikka lõpuks ei noh. Ja on liikvel selline jutt, see ma täna teada. Minu jaoks on uus, võib-olla teie jaoks on see vana asi, aga on liikvel jutt, et Veiko Märkal on naki kõige suurem peenis. Aga teab lapski, mõõta tuleb peenist kõvastunud olekus. No võib-olla hästi kasvatatud laps ei tea. Aga kellel naki kõige väiksem on? Vaata, ei teagi. Tuleb teha katse. Mõõtmine. Et meil oli selline mõte, et Veikol oli hea asi, et ta oli pruut ka siin samas, et Veiko peaks hakkama seksima ja siis filmiks ja pildistaks ja mõõdaks vahepeal ja siis paneks kõik näidud paneks kirja. Ja siis oleks vähemalt teada. Aga katse läks bussi sellepärast, et Veiko polnud nõus. Veiko keeldus seksimast. Ta kaduski ära, jah? See üks kord elus. Keeldus. Okei. Aga pruut oleks võid nõus olnud? Pruudiga ei kõnelenud. Okei. Ja no pruudil on armastus. Mis armastus? Mis on armastus? Eda, mis on armastus? Kas mina peaks teadma? Te ei rääkinud mulle seda lõpuni lahti. Ma pool päeva kuulasin teie perekonda, kus te rääkisid mulle armastusest, aga mul päris selgeks veel ei saanud. See armastuse värk, see on see, mis teie teate. Kui te ei räägi, meil lollid ei tea. Me rääkisime sulle kõik ära. Sa ei pannud tähele lihtsalt. Kaugel oli. Ja päev oli. Kuidas ma saan tähele panna, kui päike paistab, ühtegi tähte näha ei ole? Sa tahtsid tähele panna? Raske on. Ma väga tahtsin. Mul oli see põhjalik laupäeva õhtune. On täna laupäeva? Jaa. Mul oli põhjalik laupäeva õhtune tähelkiim. Aga kõik täheled kaugel. Eda anna meile 2 pool sõitsu. Tuld ka va? Aga kui pimeneb, siis ma katsetan uuesti. Aga kus sul tuli on? Pakun taskus. Või on mul tasku? Aga kui sa mult fuuki ei pand, sina võtsid viimati seda? Ja mul on ta komme küll. Ma tihti lööva Jacksi enda taskust.